mulle tuli siuke mõte, et teha just selline intro. Jumala geniaalne, mulle väga meeldis. Mõtlesin selle peale, kus on meedium arenenud on üldse. Ja siis mingisugused uued algused, nagu praegu jah, koroonakriis. Meelelahutus on saanud rämeda põntsu, aga siit tõusevad mingid uued asjad. Nagu on ka varem tõusnud mingisugustest kriisidest, mingisugused uued meediumid, audiovisuaalsed meediumid. Kui palju te aru saite, mis klipid seal tegelikult olid? Mis klipid seal olid? No seal oli esimene siis, mis on liikuv pilt nii-öelda. Kõige esimene liikuv pilt üldse. Saad aru? Ma vaatasin seda videot tükk aega, vaatasin, nad lihtsalt seal niimoodi tegid nagu midagi. Seal oli esimene kaader teleka ülekandest, mis oli suht creepy, vaata see. Jaa. Mingi naine oli lokkeri natukene, tuleb suu kuidagi. Midagi võiks. Võta võtta. Viieta suu tegi video esimese YouTube. Ühesõnaga, tema pani siis esimest korda üldse YouTube video üles. See, kes YouTube'i tegigi. Tema tegi ka YouTube'i? Jah, siis ta pani oma video esimese üles. Viieta suu. Arvestades, mis praegu YouTube'is toimub, kui palju videosid iga päev üles pannakse, siis mingi vend teeb nagu lihtsalt viieta suu. Vana Sony Ericsson. Kirjutage kommentaaridesse, kuidas see intro teile meeldis. Minu arvates on see väga geniaalne, sest Jan ongi väga geniaalsete mõtete ja ideedega tüüp meil siin Demofis. Ja Jannile olen ma välja mõelnud sellise, see on nagu nii reegelt Janni teema lihtsalt nagu. Ja siis ma mõtlesin, et teeme väikse võistluse nagu, aga ma juba vist tean, et ma kaotan selle. Aga no vaatame, mis see siis on, Ma käingi, täidan vee ära. Läks. Teid, ma pole videod nagu saanud normaalselt arvestada, vend juba joom niimoodi. Igatahes, Jan. Nii. Mis sul koolis geograafia oli? Kõva 5. Kõva 5. Kas me hakkame seda mängu mängima geograafi miile? Me hakkame geoklasserit mängima. Ma mängin iga õhtuegeliga seda. Põhimõtteliselt. Mängime. Paneme kõik täppi. Ei paneme küll. Oh my god. Igatahes mina olen ühe korra seda mängu lihtsalt mänginud, ma proovisin ära, vaatasin nagu mis saab. See vend on juba tuuris nagu. Mul on väga hea geograafia õpetaja, ma olen. Nojah, ühesõnaga vaatame siis seda, kui Jan räägib, et ta on iga õhtu seda kuradi harjutanud koos Õlma ka ühe mängid. Igatahes, ühe korra see. No siis me oleme ilusti nagu... Lained. Mis see valik on, kas me teeme seda ülemaailmselt? Ei, teeme Eestit. Eestit saab ka teha sinna. Jaa, ma tegin ülemaailmselt, ta pani jumal mingi täitsa, kõik pani põhimõtteliselt mingi 80 kilti raadisega. Teen esimesed 5, sa teed järgmised 5. Davai. Teeme niimoodi. Ja siis see... Ma aidata ei või, jah? Ei no ikka võime arutleda. Arutame. Vaatame. Männi mets. See on raudselt, ma ütleks sulle selle peale, et teekatte järgi ja looduse järgi ütlen, et saarestiku minek. Jah, kusjuures, ei, sul on väga. Aga no, mõtet on iga kaugel ka minna, sa lõpuks Viljandis välja. Hakkad arvutama, palju sa klikke tegid ja siis hakkad kilomeetrid jagama. Ei lähe mitte kuhugi, Paava Jaaga on see. Hea küll, nii. Mulle meeldib koha nimi, Mardi Hansu. See on siuke äge koht. Sest et no, puude peal ei ole kirjas, kus on, nii et ma panen siia. Nii, vaatame, kuidas läks. Jumala pikki pikki läbi! Et ühest Eesti otsast teise lihtsalt 303 kilomeetrit lihtsalt puusse nagu. Nii, nüüd tuleb. Jälle mängid. Aga see on tutt. Jälle, vaata kaskmänd ja mingi võsa. Mul tuleb raudselt mingi linnad tulevad. Raekova plats. Tean. Vaata, siin tundub ka kuidagi nii tasane see pind. See on jälle mingi Pärnumaa või mingi... Nii, siin on raudselt see RMK mingi kaardin ette, et tegelikult laga raidega. Mingi koha nimi või midagi. Midagi on tuttav sellest ees, midagi on rämedalt tuttav sellest ees, aga me ei tea, kas see... Ma ei ole nüüd selle... See on gaasitrassis hirge. Oba, nii! Siin on mingi koht. Ai. Kuule... Ai, ma tean! See on jumala tuttav ju.
kihelkonna kihelkond. ei tea. Tea küll. Kui ma tean, ütleme nii, kui ma tean. Kuuse. Ongi kuuse. Kärdla. Ikka ju see, kurid Hiiumaana. On Kärdla. Kärdla. D-d ei ole. Ei ole jah. Vaat ma tean vist, see on suht siuke... Tuttav on nagu... Kihelkonna on minu arust kuskil Mustla juures, noh. Või siis on Saaremaa. Mustla või Saaremaa, Kommu põlema. Ei, saad kohe. Natukene on vahet. Minu arust on ta kuskil. On jaa. On ju? Vaat see ongi see kuskil see sama, ma ütlen see Rõngu Pikassile, ma olen kuskil seal. See on suure. Siia pane. Kas ta Nõo juures päris on, aga... Ka! Ikka! Saaremaa ongi see kihelkonna, ongi seal. Või oligi see... Jälle 2-5. Vaata jälle. Kas meil ongi nii lapik maa? Näeks mingi kumerus, et nii kaugele ei näe maa. Sa ei tead, et maa on lapik. Tõluma normaalne vend või kumel. Miks ta näitabki lihtsalt põld... No Eesti on ju tegelikult nii üksuluinest. Olge mausad nagu. Siin on mingi kilomeetri post. Segalehtmets. Segalehtmetsa pöönd. Oh my god! Ja ma tundub kuidagi imelik, ta tundub siuke natuke vaata siuke vanamoeline, et siia ei ole, ta ei ole, Priia raha ei ole jõudnud vaata. Nagu siin on vaata, et pärad on vanad. See tundub jälle mingi kuradi saar. See on nagu, ma ei tea, kas selles geokunstleris arvad Eesti on see Hiiu Saaremaa või Hiiumaa. Võtsid mulgid praegu kätte, tead mulgid hakkavad videot tegema ja siis lükkame. Ja mul on tunne, et ta on siin Valjajalas. Siin, vaat. Ja nii on. Oi! 23 kitti! Nii! Jälle põllud. Siin on heinategu. Opa! Oi, see on kuidagi mulle tuttav. Me oleme nii palju mööda Eestimaad sõitnud küll, nii et... Nii! Kiini, Mansu. Kuule. Ma tean Kiini, ma tean. Ma olen su lihtne tahan. Ma olen seal sündinud. Mine edasi natuke. Ja mulgi sellega natuke puusse ei panki, siis on üks mulgi pruulikoda on siin. Kohe siin Kiini on sul, aga... Kiini, see peab olema siis kuskil Karksi... Aga noh, ütleme, ta on kilomeeter praegu 20 minut. Piirist kilomeeter. Kui täpselt me saame selle paika? Koos. 2 meetrit. Täpselt mütsin näe. Võt nüüd läheb huvitavaks, me saame hakata mõtlema, vaatama. Linna ma tean nüüd ju, Aga kus linnaosa? Vot mina ütlen, ma olen Tallinnast täitsa võõrandunud. Mina võõrandunud või? Ma olen ka Tallinna koha pealt väga põhi. Oota, siin on mingi see... Mis see on? Ei ole see mingi rohekeskus. Taaskasutus. Võõrnaim on see Lasnamäe, on see Mustamäe, on see Põhja-Tallinn või... Tundub vähemalt Kopli moodi. See tundub Kopli moodi täiega. Standard. Täielik mingi nõuka aegne allee või siuke... Ma ei tea, kui suurt Tallinn on. Tean, et New York on põhimõtteliselt Eesti suurim. Läheb siia. Läheb siia. Ja nii on. 2,1 kilti. Noh, ei olnud üldse ju... Mitte midagi ei ole öelda. 12 000. 707 punkti. Ma võin korra vett võtta. Ma ei tea, jõhkras, ma ei unustanud vett juurde. Mees, kellel on geograafia 5. Kõva 5. Kodus kogu aeg haritanud. Ühe korra. Vaatame siis, kuidas sel vennal läheb. See on küll täiesti nagu selles mõttes kruusateena, siia ei ole jälle mingi... Priia rahad ei ole jõudnud. Mingi omavalitsus on jälle taskusse pistnud. Tundub sisemaa ja vaata kui künklik. Okei, ma teen oma otsuse ära, kuna nagu nii siin põllu peal. Mulgimaa. Üts mulgimaa, mis keel on see meile? Nii.
mis me võtame siin? Kärstna kanti. Kärstna. Tunduvad kärstna põld. Ma panen siia äkki, ma saan punkte. Nii. Tuhalane. Hola. Oi! 43 kilomeetrit. 43 kilomeetrit. Aga põhimõtteliselt on... Viljandi maakonna. Viljandi maakonna. Viljandi maakonna. Võrreldes sinu algust ja minu algust, eks. No. Et... Tähendab magusat võtab mõrudad. Eelne kord oli vastupidi. Ma sain 5 punkti alguses, sa olid juba 1861, nii et algus on hea. Aga mul on väga täppi vaja panna. Ja seda küll. Sest sul ikkagi... Oota, mis vanad teevad? Mingid lillevõite naistele, see on raudselt mingi hipitown. Kus kohal? Miks Google Maps sellises kohal käid on? No mingid vennad on lihtsalt nagu mingi... Aloha! Ma ütlen kohe ära, et see on Peipsi äärna. Ära on teinud endale korralikult parkimiskoha, et vaata, kus on veel auto, korralik... Oi, volks. Jaa. Miks siin vaip või see peal on? Mis diameetriga tegid? See on mingi Peipsi Kaluri küla äkki. Jube... Peipsi ääres on need... Ja. Ja vaata, minu arust ma nägin ka siit, kus... Noh, vaata. Ega siin on ikka suht, näed, kellegi lapsed. Tal on vaata triibuline see särk. Et see võib olla küll mingi Peipsi. Ma ei usu, et saar on. See on rohkem Vene poole. Vaata kõik, mis kätte juhtunud on pandud seinus. Siin taga ei tundu, et on. Ongi mingi Peipsi. Siin on mingi moori, jah? On ju? Arva, ma lähen Peipsi peale üle. On Peipsi peale üle, nii et mulle tunduks, et ta võiks... Reaalselt kellegi hoovi. Siin on kinu värk, saab ka edasi sõita. Okei, paneme siia, sul on hea mõte. Nii. No see on reaalne variant see, et ma panen nüüd täiesti. Äkki kuskil see Läänemere. Üleval pool võib olla. Lähme. Ongi, näed. Kuskil... Narvas. Narvas, jah. See ongi Narvas. Ongi Narvas ju. Täitsa huvitav. Siin ongi vaata mingi siuke veesilm. Aga paat oligi peal, arvates see oligi see piirivalvepaat. Ja, võimalik jah. Aga 91 kilomeetrit ja siit otse ütled linnulennult. Tõmbab see 91. Oi, mul on läinud halvasti. No, see oli 2400 ainult koos. Opa, kuskil metsas liina. Mis asja, kuhu see Google Maps sõitnud on? Miks ta sihukestesse kohtadesse sõitnud on? Äkki me saame siit välja, äkki me jõuame kuhugi huvitav. Ta on reaalselt mingi võsa saab end käinud. Korralik räpsik. Ta oli kindlasti. No aga näed, ütlen kohe, et tegemist on mingisuguse saarega. Miks sa ütled? Vaata. Ahah. Läheb, hakkab minema. Mõistan. Kuskil jälle mere ääres või? Mingisugune mere ääres. Tundus nagu kerge kadakas. Ja me ei näe kõrgeid puid, vaata. Horisont on suhteliselt vaba. Ja me jõuamegi välja. Ei jõua kuhugi. Ma lähen käin korra teisel pool ka ära. No, käi teisel pool üles, ma ootan. Oota, no mis asjad need on? Mis puud need on? Need on... Ma tean, et see on mänd hea. Aga miks ta selline? Okei, lähe. Läheb vormusi. Ikka sinna. Saaremaal ikkagi. Mis see koha nimi siis on? Surve säär. Vilsandi jää. Kihekonna, seal me juba olime. See ei ole see Metsküla kandis kuskil või? Jälle tundub tuttav. Jah. See ei ole see Metsküla kandis või? Aga miks me seda sõitnud oleme nii palju, ega me metsavargad ei ole? Rõuga, siin Rõuga kandis. Selge, olemas. 26 kilti. Ma pole piisavaid või? Kanepi kandis ja... Nii, round 5. Oba, linn. Neste tankla, R-kiosk. Hesburg. See peaks olema Tallinn. Ja see peaks olema, ma olen seal olnud. Oled siin olnud või? Minu arust ma olen siin olnud, sest et see, et Neste ja Hess on kõrval. See peab Tallinn olema. Vaata, me oleme korra magistraali peale.
no jaa, ega mujal nii palju teid ei ole vaata, kui sa valid tee, siis sõida. Siin on mingi, see on mingi politsei. Politsei maja. Aga ma ei tea, kus asub, ma olen seda Eesti telesäälealast näinud seda kogu aeg, vaat seda. Politsei, jah. See on ju, see on nagu see Viimsi koolimaja. Oli Viimsis koolimaja sama nagu nüüd. Räme tee, mis asja? Oleriks, vaat seda Oleriksi mina olen näinud. Ja see, kas need ei ole mitte? Kas see ongi see? Musta näe. Vaata, Rimi on 23 lahti, Viljandis sükust asja. Ei, mis asja, 11 tahad midagi poest saada või? Uust ära! Oleme kõik lukkuna. Okei, tunne ütleb, et see asi on kuskil Põhja-Tallinnas. Kas me ütleme, et see on Pelgulinn, kuna mulle tundub, et see tee on siin see tee, siis tundub strateegiline koht. Põhimõtteliselt kilomeeter. Põhimõtteliselt kilomeetriga, jah. Vaat nüüd tead ka. Politseijaoskond on. Väga hästi, väga hästi. Ja vaatame, lõplik summa on 2,5 punktiga jäi alla. 10, ma võitsin. Me tahame. Kuidas tunne on siin kaamera ees seista olla? Tegelikult ei meeldi. No ei saad hakkama, aga ei. Vaata nüüd mingi aeg lõpupoole hakkad ära kaotama seda kaamerat. Siis on nagu mugav juba. Algus on nagu imelik. Nagu Silveril on sinul võimalus vali, kelle juurde me läheme ja mida ta teha võiks siis. Sa oled ka, on ja? Ikka. Nii, me läheme Martini juurde. Ahah, Martin Aulis, YouTube'i muusikaline kujundaja / helilooja. Ja varu endale päev, Peep. Sest sina lähed Martini juurde ja tema õpetab sulle Toto Aafrika trummi mängu selgeks. See on iseenesest äge. Ma panen oma trummiseit üles ja ma tulen sinu juurde ja siis õpeta mulle selgelt see kuidagi. Igatahes pange ikka like, subscribe, bell notification. Ja pange endal see telefonis see screen time ja kui üle tunni ajal läheb päeva screen time, siis pidage telefon ära. No nagu Jan, näita eeskujuks oma telefoni siia lõpetusse.